Luuka evangeeliumi 1. peatükk. Eessõna. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Nõnda, nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja saanud sõna sulasteks. Seepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilios, järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Ristija Johannese sünni ettekuulutus. Juuda kuninga Herodese päevil elas preester nimega Sakarias. Abija teenistuskorrast. Ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestri talituses Jumala ees, et liisk langes ametikombe järgi talle minna issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahvahulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle issanda ingel, seistes suitsu altari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle: ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud. Ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema eel, Eelia vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõna kuulma õigete meelsusse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Sakarias küsis inglilt: millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine väga eakas. Ja ingel vastas talle: mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitud rääkima sinuga ja kuulutamas sulle seda rõõmusõnumit. Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda kuni päevani, mil see sünnib. Seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. Aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida ja nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning jäi tummaks. Kui Sakariase teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi ta naine Elisabet lapseootele ja hoidis ennast varjul 5 kuud, öeldes: nõnda on issand mulle teinud neil päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis. Jeesuse sünni ettekuulutus. Aga 6. kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Natsaret. Neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maaria. Tema juurde tulles ütles Gabriel: rõõmusta, sa armu leidnu, issand on sinuga. Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.
ja ingel ütles talle: ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis ingrilt: kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib Jumala pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Elisabet on poja ootel oma raugapõlves ja see on 6. kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles: vaata, siin on issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest. Maarja külastab Elisabetti. Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Elisabetti. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus ja Elisabet sai täis püha vaimu ja hüüdis suure häälega: õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu sosist kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand on talle kõnelnud. Maarja kiituslaul. Ja Maarja ütles: mu hing ülistab issanda ja mu vaim hõiskab Jumala, minu päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivara kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südamemeelelt. Ta on tõuganud maa võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljased on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatub minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meile vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Ja Maarja jäi Elisabethi juurde umbes 3 kuuks ja pöördus siis tagasi koju. Risti ja Johannese sünd. Elisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et issand on olnud temale armuline ja nad rõõmustasid koos temaga. Nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema nimeks, tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes. Nemad ütlesid talle: su suguvõsas pole kedagi selle nimega. Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese ning kirjutas: Johannes on tema nimi. Ja kõik imestasid. Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepainad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik
kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Sakariase kiituslaul. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina. Kiidetud olgu issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetide suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käes, kes meid vihkavad, et alastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Nõnda ta laseb meid vaenlaste käest päästetuid kartmatult teenida teda. Vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. See suunab meie jalgu rahuteele. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette. Luuka 2. peatükk. Jeesuse sünd. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galileamaalt, Naatsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, läki nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga nähes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Et Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtisklesid nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse. Jeesus viiakse templisse. Ja kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma
et teda seada issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud issanda seaduses. iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu issandale pühaks ja et tuua issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turteltuvi või 2 tuvipoega. Simeoni õnnistussõnad. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Simeon nimi. See mees oli õiglane ja vaga ning ootas Iisraeli lohutust ja püha vaim oli tema peal. Püha vaim oli talle ennustanud, et ta ei sure enne, kui ta on näinud issanda messiat. Ta tuli vaimu ajal pühakotta ja kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse sätte järgi, siis ta võttis tema sülle, ülistas Jumalat ja ütles: Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees, valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkus sinu rahvale Iisraelile. Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. Simeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Naisprohvet Hanna. Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud 7 aastat pärast oma neitsipõlve ja lesk olnud kuni 84. eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesuses kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. 12-aastane Jeesus templis. Ja kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha issanda seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega ja Jumala arm oli tema peal. Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Kui Jeesus oli saanud 12-aastaseks, läksid nad üheskoos pühade aja kombe järgi üles Jeruusalemma. Ja kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teegaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. 3 päeva pärast sündis ja nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel, neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda näes jahmunud ning ta ema ütles talle: poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud. Ent tema ütles neile: miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu isa päralt? Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Luuka 3. peatükk, ristija Johannese jutlus. Keiser Tiberiuse valitsemise 15. aastal, kui Pontius Pilatus
oli Juudia maavalitseja Herodese Galilea nelivürst, tema vend Philippus aga Iturea ja Trachonitis maa nelivürst ja Lysanias Abilene nelivürst. Kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeks andmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse. Hüüdja hääl on kõrbes, valmistage issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad, kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks ja mis konarlik siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida. Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest. Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestest ütlema, meie isa on ju Abraham, sest ma ütlen teile, Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maa ja visatakse tulle. Rahvahulgad küsisid Johanneselt, mis meil siis tuleb teha? Aga tema kostis, kellel on 2 särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehke niisamuti. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid, õpetaja, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sõjamehed. Ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge ole väljapressijad, leppige oma palgaga. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on pisk labidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. Aga kui nelivürst Herodes sai Johannese käest noomida oma venna Philippuse naise Herodese ja kõigi pahategude pärast, mida Herodes oli teinud, sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. Jeesuse ristimine. Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Jeesuse põlvnemine. Jeesus oli oma tegevust alustades umbes 30 aastat vana ja oli nagu oletati Joosepi poeg. See oli Eeli. See oli Matati ja see oli Leevi. See oli Malki, see oli Jannai. See oli Joosepi, see oli Matit Jahu. See oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Hesli, see oli Naagai, see oli Mahati, see oli Matit Jahu. See oli Siimei, see oli Jooseki, see oli Jooda, see oli Johani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neri, see oli Melki, see oli Aadi, see oli Koossami, see oli Elmadami, see oli Eeri, see oli Jeesuse, see oli Eliseri, see oli Joorimi, see oli Matati, see oli Leevi, see oli Siimoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli Joonami, see oli Eliakimi, see oli Meelia, see oli Menna, see oli Matata, see oli Naatani, see oli Taaveti, see oli Iissai, see oli Obedi, see oli Boase, see oli Salma, see oli Nahsoni, see oli Aminadabi, see oli
Admini, see oli Arni, see oli Esroni, see oli Peretsi, see oli Juuda, see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Abrahami, see oli Terahi, see oli Nahhori, see oli Serugi, see oli Reu, see oli Peelegi, see oli Eeberi, see oli Selahi, see oli Keenani, see oli Arpaksaadi, see oli Seemi, see oli Noa, see oli Leemeki, see oli Metuusala, see oli Enoki, see oli Jeredi, see oli Mahalaleli, see oli Keenani, see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. Luuka 4. peatükk. Jeesust kiusatakse kõrbes. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui neid täis said, tuli talle nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoha harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Jeesus alustab kuulutamist. Jeesus tuli vaimuväest tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonna. Ja ta õpetas nendes sünagoogides ja kõik austasid teda. Jeesus hüljatakse kodukohas. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainult teda. Tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, tema suust tulid sellised armusõnad ja ütlesid, eks tema ole Joosepi poeg. Aga tema ütles neile, küllap te ütlete mulle selle vanasõna, arst, aita iseennast. Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin oma kodukohas. Ja Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelia päevil, mil taevas oli 3 aastat ja 6 kuud suletud, nii et suur nälg tuli üle kogu maa. Aga Eeliat ei läkitanud kellegi juurde nendest, vaid Saareptasse Siidonimaal ühe lesknaise juurde. Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Elisa ajal,
ent keegi neist ei saanud puhtaks, kui vaid süürlane Naaman. Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülepeakaela alla tõugata. Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Jeesus ajab välja rüveda vaimu. Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna ja õpetas neid hingamispäeviti. Ja nad olid vapustatud tema õpetuses, sest tema sõnal oli meelevald. Ja sünagoogi tuli inimene, kellel oli rüve vaim ja see kisendas valju häälega. Mis on meil asja sinuga, Jeesus natsaretlane? Kas oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Jeesus sõitles teda. Jää vait, mine temast välja. Ja kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. Ja hirm tuli kõikide peale ja nad rääkisid omavahel, mis asi see siis on. Ta käsutab meelevalla ja väega rüvedaid vaime ja need lähevadki välja. Ning kuuldus temast levis kõigisse ümbruskonna paikadesse. Jeesus tervendab Kapernaumas. Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige kõrges palavikus ja nad palusid Jeesust teda aidata. Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast ja naine tõusis otsekohe üles ja teenis neid. Aga kui päike oli loojunud, tõid kõik, kellel olid mitmesugustest tõbedest haiged, need tema juurde. Ja Jeesus pani oma käed iga ühe peale nendest ning tegi nad terveks. Aga kurjad vaimudki läksid välja, paljudest isegi ise kisendades. Sina oled Jumala poeg. Ja tema sõitles kurja vaime ega lasknud neil rääkida, sest nad teadsid, et tema on Messias. Jeesus lahkub Kapernaumast. Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika ja rahva hulgad otsid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid ta kinni pidada, et ta nende juurest ära ei läheks. Aga tema ütles neile, ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on meil läkitatud. Ja ta jutustas Juudamaa sünagoogides. Luuka 5. peatükk. Jeesus kutsub esimesed jüngrid. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama. Ja ta nägi 2 paati järve ääres seisvat, aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda ning ta istus ja õpetas rahva hulgi paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslaste teises paadis, et need tuleks neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Zebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimone kaaslased. Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise. Ja see sündis, kui Jeesus
ühes linnas viibis. vaata, seal oli mees üle nende ees pidalitõbe ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda. issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda, ütles, ma tahan, saa puhtaks ja kohe lahkus pidalitõbi temast. Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis, mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama tema tervenemist oma haigustest. temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. Jeesus tervendab halvatu. ja ühel päeval, kui Jeesus oli õpetamas, istus seal ka varisere ja seadusetundjad, kes olid tulnud kõigist Galilea ja Juudamaa küladest ja Jeruusalemmast. ja issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks. ja ennäe, mehed kandsid kanderaamiga inimest, kes oli halvatud ja püüdsid ta sisse tuua ning asetada Jeesuse ette. ja kuna nad rahvahulga tõttu ei leidnud teed, kuidas teda sisse tuua, läksid nad üles katusele ja lasksid ta koos kanderaamiga tellislaest läbi keset tuba otse Jeesuse ette. ja nende usku nähes ütles Jeesus, inimene, sinu patud on sulle andeks antud. ja kirjatundjad ja variserid hakkasid arutama, kes see õige on, kes räägib Jumalat teotades, kes muu saab patte andeks anda kui ainult Jumal üksi. aga Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes. mis te arutate oma südames? kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on sulle andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni? aga et te teaks, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal. ta ütles halvatule, ma ütlen sulle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. ja otsekohe tõusis too üles nende silma all, võitis selle, millel ta oli lamanud ja läks koju Jumalat ülistades. ja kõiki valdas hämmastus ja nad ülistasid Jumalat ja said täis kartust, öeldes, me oleme täna kummalisi asju näinud. Jeesus kutsub jüngriks tölneri. pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit nimega Leevi tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele. ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda. ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu. miks te sööte ja joote koos tölnerite patustega? Jeesus vastas neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele. paastumise küsimus. Nemad aga ütlesid talle, Johannese jüngrid paastuvad sageli ja peavad palveaegu. nõnda samuti ka varistajate jüngrid, sinu omad aga söövad ja joovad. Jeesus ütles neile, kas te võite peiupoisse panna paastuma sel ajal, kui peigmees on nende juures? Ent päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, küll nad siis paastuvad neil päevil. aga ta ütles neile ka tähendamissõna. keegi ei rebi paika uue kuue küljest, et parandada vana kuube, muidu ta ju rebib uue katki ning paik uue küljest ei sobi vana peale. ja keegi ei vala värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu värske vein rebestab lähkreid ja voolab maha ning lähkrid muutuvad kõlbmatuks. vaid värske vein tuleb valada uutesse lähkritesse. ja keegi, kes on joonud vana, ei taha uut, vaid ütleb, vana on maitsvam.
Luuka 6. peatükk. Jeesus ja hingamispäev. Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid. Mõned varised ütlesid, miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval? Ja Jeesus vastas neile, kas te ei ole seda lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta, võttis ohvrileibu, sõi ja andis oma meestele. Ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite. Ja ta ütles neile, inimese poeg on hingamispäeva isand. Jeesus parandab hingamispäeval. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja varised varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse püsti ja astu keskele. Too tõusis ja jäi seisma. Jeesus ütles neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohid teha head või halba, hinge päästa või hukata? Ja vaadanud neist igaühe peale, ütles Jeesus mehele, siruta oma käsi. Ja too tegi seda ning ta käsi sai jälle terveks. Nemad läksid aga raevu ja arutasid omavahel, mida nad küll saaksid teha Jeesusele. Jeesus valib 12 apostlit. Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seas 12, keda ta nimetas ka apostliks. Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrese ja Jaakobuse ja Johannese ja Filippuse ja Bartolomuse ja Mattiuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfuse poja ja Siimona, keda hüütakse Selootaseks, ja Juuda, Jaakobuse poja ja Juudas Iskarioti, kes sai äraandjaks. Rahvas koguneb Jeesuse ümber. Ja kui Jeesus oli tulnud koos nendega mäelt alla, peatus ta lagedas paigas, seal oli suur hulk tema jüngreid ja väga palju rahvast kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüüruse ja Siidoni rannikulalt. Nad kõik olid tulnud teda kuulama ja saama paranemist oma haigustest ja terveks said ka need, keda rüvedad vaimud piinasid. Ja igaüks rahvas püüdis teda puudutada, sest temast läks vägi välja ja parandas kõik. Jeesus jutustab rahvale. Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles, õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga. Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda. Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele, ent häda teile, rikkaile, sest teil on lohutus juba käes. Häda teile, kes te nüüd olete täis söönud, sest teie näete veel nälga. Häda teile, kes te nüüd naerate, sest teie saate leinata ja nutta. Häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi, sest nõnda samuti tegid ju nende vanemad valeprohvetitele. Kui ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad, kes sind lööb põse pihta, sellele pakkuge teine
ja kes sinult võtab 6, sellele ära keela ka särki. Anna igaühele, kes sinult palub ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama. Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad samavõrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgemal lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ärge mõistke kohut ja ka teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ka teid, et teid ei mõistetaks hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Andke ja teile antakse. Hea, tihedaks, vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe. Selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse ka teile tagasi. Aga ta rääkis neile ka tähendamissõna. Ega pimes suuda pimedat juhtida teel, eks ta mõlemad kuku auku. Ei ole jünger õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja. Aga miks sa näed pindu oma venna silmes, palki iseenese silmas, aga ei märka? Kuidas sa võid oma vennale öelda, vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas ja ise ei näe palki oma silmas. Sa silmakirjad seda tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas. Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja. Iga puu tuntakse ära ju tema viljast, sest ei korjata veegimarju kibuvitstelt ega koguta ohakalt viinamarja kobaraid. Hea inimene toob välja head oma südame heast tagavarast ja paha inimene toob pahast välja paha, sest ta suu räägib sellest, millest on tulvilda süda. Aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järgi. Ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja süvendas ja rajas selle aluse kaljule. Kui siis tuli suur vesi, paiskus vool vastu seda maja, aga ei suutnud seda kõigutada, sest see oli ehitatud hästi. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes ehitab maja maa peale ilma aluseta. Tulvaveed paiskusid selle vastu ja see varises kohe kokku ja selle maja varisemine oli ränk. Luuka 7. peatükk. Jeesuse sõna parandab väeülema teenri. Kui Jeesus oli lõpetanud kõik oma kõned teda kuulavale rahvale, tuli ta Kapernauma. Aga ühe väeülema teener, kellest ta isand lugu pidas, oli haige ja suremas. Kui väeülem sai kuulda Jeesusest, läkitas ta juutide vanemad tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema teenri. Nad tulid Jeesuse juurde ja palusid teda tungivalt. Ta on tõesti seda väärt, et sa teda aitaksid. Kes ta armastab meie rahvast, ta on ehitanud meile ka sünagogi. Ja Jeesus läks nendega kaasa. Aga kui ta ei olnud enam kaugel sellest majast, saatis väeülem oma sõbrad talle ütlema. Issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud väärt ise sinu juurde tulema, vaid ütle üks ainus sõna ja poiss paraneb. Minagi olen ju valitsusalune, aga minu alluvuses on sõdurid. Ja kui ma ütlen ühele, mine ära, siis ta läheb ja teisele, tule siia, siis ta tuleb ja ma teenile, tee seda,
siis ta teeb. Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja pöördus rahvahulga poole, kes käis temaga kaasas ja ütles, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud. Ja kui saadikud koju tagasi jõudsid, leidsid nad teenri tervena. Jeesus äratab surnust naini noormehe. Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast. Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega. Ja ema oli lesk. Üsna suur hulk linnarahvast saatis teda. Ja kui issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ütles, ära nuta enam. Ja ta astus ligi ja puudutas surnu raami, mis peale kandjad jäid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja surnu tõusis, siis tuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi. Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid, meie seas on tõusnud suur prohvet ja Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest. Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõikjale ümbruskonda. Jeesus vastab ristija Johannesele. Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enda juurde 2 oma jüngrit ja saatis ta issanda juurde küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad, ristija Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima, kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist. Tol samal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatel kinkis ta nägemise. Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud. Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu. Jeesus kõneleb ristija Johannesest. Kui siis Johannese käskjalad olid ära läinud, hakkas Jeesus rahva hulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui te läksite välja kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite välja minnes vaadata? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, kes kaljas riides ja toretsemis elavad, viibivad kuningakodades. Või mida te tahtsite välja minnes näha? Kas prohvetit? Jah, ma ütlen, hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Ma ütlen teile, ei ole naisest sündinute seas kedagi suuremat Johannesest, aga väiksem Jumala riigis on temast suurem. Ja kogu rahvas, kes teda kuulas ja tölneridki tunnistasid, et Jumalal on õigus, lastes endid ristida Johannese ristimisega. Marisalid ja seadusetundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega, et ei lasknud temal ennast ristida. Kellega ma nüüd võrdleksin selle sugupõlve inimesi ja kelle sarnased nad on? Nad on laste sarnased, kes istuvad turul ja hõikavad üksteise nõnda. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole nutnud. Sest ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega joo veini ja te ütlete, tal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud, sööb ja joob ja te ütlete, ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. Patune naine võiab Jeesuse jalgu
aga üks variseritest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasteriista õliga ja astus tema taha ta jalgade juurde ja hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et on patune. Jeesus aga ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi õpetaja. Ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Aga naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseenesest mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema ütles naisele, sinu usk on sind päästnud. Mine rahuga.